kinkekaardid. Kinkekaartide jaoks on mõistlik ERPLis teha PIM ja tootegrupid alla uus tootegrupp nimega kinkekaardid. Vastavalt tuleks ka PIM tootekataloog alla lisada toode, mis võib olla kinkekaart näiteks 20 konkreetse summaga. Selle nimeks on ka siis kinkekaart 20 €, kuulub tootegruppi kinkekaardid. Ja nüüd ma ei leia seda kinkekaardi gruppi siit enam kõige ülesse pani. Kinkekaardil on käibemaks kindlasti 0 ja sellisel juhul, kui ta on kindla summaga, siis tema neto ja bruto peaks vastavalt olema 20. Kas e-poes näidatakse või mitte, sõltub vajadusest. Ilmselt oleks mõistlik, et tema üle peetaks laoarvestust, et seda ei ole väga mõistlik panna, et neid kinkekaarte oleks mõistlik ka lattu nii-öelda arvele võtta oma hinnaga. Ja ta võiks olla seerianumbriga kinkekaart parameetriga. Et see on kindlasti siis ka vajalik, et ta käituks kui kinkekaart. Aga loomulikult võib vahetevahel olla ta ka ilma hinda määramata, sellisel juhul see hind määratakse müügi käigus. Seejärel tulekski need blanketid arvelevõtmise aktide all eraldi aktiga vastavas laos arvele võtta. Kinkekaart 20. Ütleme, et nad on ka hinnaga 20 ja neid on siis, ma ei tea, 10 tükki, eks ju, et me saaksime nende üle ka arvet pidada. Et neid lihtsalt ära ei kingitaks. Kassas registreeritakse toode KK20. Programm küsib seerianumbrit. See võiks olla siis kinkekaardi peal trükitud unikaalne seerianumber või on ta siis ise sinna kirjutatav number, mis tehakse kombinatsioonina näiteks kuupäevast ja kellaajast. No ütleme, et see on 13.20. Ja salvestame. Programm siis näitabki, et tema käibemaks on 0, tema eest peaks siis tasuma kas siis sulas või kaardiga. Nüüd klient kingib selle siis edasi, aga ERPLi programmi ladu ja kinkekaardid alla kuvatakse siis vastavat kinkekaarti. Tema väärtus on 20, hetkesaldo on 20 ja staatus aktiivne. Kuna ta on ostetud läbi kassa, on siin ka vastav info ostmise kohta. Mõningatel juhtudel on vaja, et seda kinkekaardi tõepoolest firma näiteks avamise ürituse käigus jagab oma teatud klientidele kingituseks. Sellisel juhul tuleks need kinkekaardid siin back-endis ära vormistada, lisades siis selle koodi, väärtuse, saldo ja staatuse. Ostuinfot siis ei tule ja muidugi see kinkekaardi number peaks siis selle kinkekaardi peal ka olema välja toodud. Kui nüüd see, kes selle kingiks sai, läheb sellesse poodi ostma, valib sealt teatud tooteid, teatud hindadega, siis maksmisel on võimalik, et ta maksab siis osaliselt
selle kinkekaardiga, selle nupu leiab siit kinkekaardi alt ja siin seerianumbriga kinkekaardi valikus antakse vastav number, otsitakse, programm võtab nii palju, kui sellest summast saab, ehk antud juhul ongi see kõik tasutud, aga variant on muidugi ka see, et kinkekaardi väärtus on väiksem kui vahesumma, sellisel juhul jääb kinkekaardilt saldo püsti, või vahesumma väärtus on suurem kui kinkekaardi väärtus, sellisel juhul peaks klient maksma lihtsalt täiendavalt juurde. Ja kassas on ka selline funktsioon nagu kinkekaardi kehtivuse kontroll olemas, aga antud kassast on ta eemaldatud, kui mitte vajalik. Backendist saab vaadata siis ladu ja kinkekaardid alt ja siit on näha, et väärtus on 20, saldo on 10. Siit võib muidugi kassas teha kohe selle funktsiooniga lahti kasutajaliidesest. Mis tähendab seda, et funktsioonid ja kinkekaardi kehtivuse kontrolli all saab siis selle sama numbri anda ja otsi ja ta näitab samamoodi, et see saldo on 10 euri. Ehk teda võib siis veel edasi kasutada.